Liitle korrespondent Jüri Liim! Erinevalt Pillist, kes eelmises laulus kangelasena surma sai, on Jüri Liiv meie kõigi õnneks elus ja nüüd eetris, palun. Tere hommikust. Täna me midagi välja juurima ei hakka, kuigi selles stabiilses Eestis juurimist jätkuks. Käsitlen teemat, kus kangelased ja antikangelased on vast ühes nahas. Eelmises saates rääkisin Hiroshimale heidetud aatomipommist Baby. Täna nagu lubatud jätkan meenutuslikku pommi teemat tolleaegsete osaliste ja nägijate nägemiste põhjal. Jaapani linnad sai sõja lõpul üldse kõvat vatti. Teatavasti pommitati 9. märtsil 45. aastal Tokiot. Siis sooritasid öise rünnaku Jaapani pealinnale üle 300 lendava kindluse B-29. Loobiti alla palju lõhke ja süütepomme. Tokio muudeti tulemereks. Maha põles 267 000 maja, veerand elamuist. 16 ruutkilomeetril laiusid vaid ahervaremed. Hukkus peaaegu 100 000 inimest. Lisaks oli veel haavatuid üle 130 000. Peavärjute jäi üle 1 000 000 elanikku. Peale sõja lõppu leiti, et see oli laastamistöö, mida sai võrrelda tuumaplahvatusega. 11. märtsil langesid massilised pommilaadungid Nagoyale, 13. märtsil Osakale, 17. märtsil sai oma osa Kobe. Need olid hiidpommitamised. Väiksemaid torkimisi sooritati aga pidevalt. 13. aprillil teatas Jaapani raadio. Täna suri Ameerika president Roosevelt. Samal päeval sooritas 160 B-29 uue võimsa rünnaku Tokiole. 3 tunni jooksul leideti linnale tohutul arvul lõhke ja süütepomme. Jaapani tuumapommitamise koondnimetuseks olid sõnad operatsioon Hõbevaagen. Umbes nii nagu smurfidel, väike üllatuspakike, ainult et kandikul. Tuumapommitamiste eelselt sooritati suurest kõrgusest, veel 10 000 meetrit üksikute lennukite lende. Hõbevaagna lõppetapil oli ette nähtud alla loopida lahinglennul kõrvitsaid. No need on fugaspomme, milles oli lõhkeainet 2,5 tonni. Oma kujult ja suuruselt meenutasid nad olemasolevaid aatomipomme. 22. juulil heitis USA lennuväe 509. lendsalga major Sweeney sellise kõrvitsa treeningu mõttes Kobe linnale. Hiljem tuli tal muuta tuhaks Nagasaki. Ja 10. mail tuli kokku komisjon, kus otsustati, et uut relva võib Jaapani vastu kasutada. Komisjon määras 31. maiks kindlaks sihtmärgid. Nagu ütlesin, olid need Hiroshima, Kokura, Niigata ja Nagasaki. 6. augustil teatavasti pühiti minema Hiroshima. Hiroshima operatsioonis osalenud 7 ülikindluse meeskonnad alles puhkasid tööväsimust, kui major Sweeney sai oma suureks imestuseks käsu valmis olla lahinglennuks. Tema lennuk B-29 nimega Suur Artist pidi seda puhku mõõtteristade asemel alla heitma tuumapommi Paksuke. See oli samasugune plutooniumpomm, mida katsetati Almacordo kõrbes, 30 meetri kõrguse metalltorni otsas. Pommitamise võimalike objektidena ei nimetatud lahingukäsus enam mitte järele jäänud 3, vaid 2 linna. Peasihtmärgiks oli Kokura, tagavara objektiks Nagasaki. Seega oli elu õnn määratanud Niigatale. Kuigi lendurid vandusid kurja, toodi siiski laupäevale planeeritud lend üle neljapäevale, 9. augustile. 9. augusti hommikul kerkis major Sweeney B-29 Tinianilt õhku. Teine pommituslend ei kulgenud sugugi ladusalt. Hädad algasid juba sellest, et paksukese sütikut polnud võimalik enam lennu ajal kohale paigaldada, nagu seda oli tehtud Babyga. Jäi üle vaid oletada, mis toimub pommiga, kui start peaks äparduma. Alus selliseks kartuseks oli, kuna startivad B-29 tavapommilastiga kippusid aeg-ajalt õhkutõusul plahvatama ja seda millegipärast just B-29. Spetsialistide arvates ei saanud välistada suure territooriumi saastamist radioaktiivse plutooniumiga. Sellise õhkutõusmise avarii korral, aga isegi võimsat tuumaplahvatus. No looteri missugune.
Siis pidi tol ajal küll sütiku viimane aste rippuma. Lisaks avastati lausa viimasel hetkel. Pommitajal on bensiinilekke. Ka ilm polnud sellise matka jauks sugugi soodne. Ilmateade lubas pealegi halvenemist veelgi. No siiski otsustas kindral Farrell lendu mitte edasi lükata. 3 peamist lennukit pidid kütuse säästmiseks koonduma mitte Iwo Jima saare kohale, vaid päris Jaapani ranniku lähedale. Hädad jätkusid, kuna Sweeney kaotas ookeani kohal silmist major Hopkinsi B-29. No see mees pidi plahvatust pildistama. Sweeneyl oli aga keelatud raadiosaatja kasutamine, nii et sõpra otsida oli võimatu. Kulus terve tund, enne kui kõik 3 kindlust suutsid koonduda ja kulus muidugi ka bensiini. Meteoroloogia luurelennukid teatasid. Kokura ja Nagasaki kohal on kena ilm. Kurs võeti esimesele sihtmärgile. Lausa viimasel momendil muutis tuulaga suunda ja kandis Kokura kohale linna lähedalt põleva metallurgia kombinaadi tossu. Suitsulinnik kattis linna. No oli see vast esmane elus ja kasu pommitatud objektist. 3 korda üritas Sweeney sihtmärgini jõuda, kuid täpne pommi heitmine oli võimatu. No pole midagi parata. Kuigi bensiini on vähe, tuleb siiski varuobjekti rünnata, teadustas major meeskonnale. Nii langeski selles surmatotalisaatoris liisk Nagasakile. Linna saatus oli otsustatud. Ka Nagasaki kohale olid hakanud kogunema pilved. Näha oli võid ainult merelahte, mille kaldal linn asub. Veel 15-20 minutit ja sihtmärki poleks olnud võimalik leida. Paksuke lõhkes Nagasaki ristiuusu kiriku kohal kell 11.02. Tinianile tagasipöördumisest ei saanud enam juttugi olla. Viimaste bensiiniliitritega suudeti jõuda Okinaval paiknevale tagavaralennuväljale. Seal aga oli maandumisrada hõivatud. Meeleheitlikele raadiosignaalidele ja palvetele vabastada rada keegi ei vastanud. Välja lasti kõik lennukis olnud signaalraketid. Signaalid tähendasid, kabiinis on suits, sooritame häda maandumise, lennukis on tapetud ja haavatud. No nüüd alles maal ärgati. Igast kandist jõudusid kohale tuletõrje ja sanitaarmasinad, kus on surnud ja haavatud. Päris hädavaevalt maandunud lennukisse sisenenud sanitar. Sweeney näitas väsinult käega põhja poole, jäid sinna Nagasakisse. Koos nendega jäi Nagasakisse peale Kristuse kuju, milline seisab seal siiani hoiatuseks mälestuseks. Hiroshimas hukkus üle 240 000 inimese, Nagasakis 80 000. Sellele arvule avaldasid mõju maapinna reljefiiseerasused, mis sisalduvad juba vastavates kohanimed. Hiroshima tähendab tõlkes laia saart, Nagasaki pikka lahte. Jõe deltas asunud mägedest 3 küljest piiratud linn sai kannatada rohkem kui pikaks venitatud, mööda liigendanud järsakut paiknenud Nagasaki. Sihtmärgiks valitud linnad vastasid tingimustele, kus paremini tulnuks välja tuumapommide purustusjõud. No väljavõtted tolleaegsest Daily Expressist. Hiroshima ei sarnanenud katastroofile järgnenud päevil üldsegi elutu surnuaiaga. See oli kannatuste ja piinade linn, täis korrapäratud kaootilist sagimist. Kõik, kes suutsid kõndida või kas või roomata, otsisid midagi. Ühed lonksu vett, seega siis radioaktiivsed, teised arstiabi. 3. sugulasi ja tuttavaid, kelle piinad olid küll enamasti lõppenud. Kõigil olid lõputud tuleasemed, mille kohal õljus imelik tundmatu lõhn. Kõikjal aina varemed ja oiged. Nii kirjutati siis Inglismaa. Inimesed nägid surma, kuid ei teadnud, et veel on olemas nähtamata surm. Nädala möödudes hakkasid inimesed surema. Juuksed langesid välja, ihud kattusid tumedate laikude ja villidega. Hiroshima ja Nagasaki elanikel täheldati oksendamist ja verist kõhulahtisust. See arvati olema düsenteeria epideemia. Jaapani lehed kirjutasid, Hiroshima ja Nagasaki on surmalinnad. Nüüd surevad ka need, kes plahvatusest haavata ei saanud.
Septembri keskpaiku aga kadusid igasugused teated tuumaohvritest Jaapani ajalehtede veergudel. 300 000 aatomi plahvatusest kannatada saanud muutusid omadele põlatute kasti kuuluvalt. No tänaseks vast aitab õudustest. Järgmisel korral esitaks veel mõned valikpalad, kus kummaliselt mängis saatuse totalisaator. Meenutaksime ka võimalikke veidi kamikaatsesid. Head jätkuvad sooja suve ja ilma õudustest. Virgil Kane is the name, and I served on the Danville train till Stoneman's cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time